Tere päevast, austatud kolleegid. Me täna jätkame kõnelusi võimust. Me rääkisime kahel viimasel korral linnast ja täna alustame juttu riigist, aga kõigepealt mõned asjad tuletame meelde. See on selline hästi lühike kokkuvõte, mis asi on linn. Tämä on antropomorfism, linn on nagu inimene, ta sünnib, kasvab, sureb. Tal on nimi, tavaliselt linnal on naise nimi ja ta on naine, pruut, evangeeliumist näiteks, või hoor nagu Paabel. Linn on universumi mudel. Seal on taevane ja maine võim kuidagi ühendatud. Tihti on see ka linna topograafias, ülemine, alumine linn. Linn kui universumi mudel. Temas on paradiisi mudel. Me rääkisime sellest, et linn eraldab ennast loodusest, aga otse kohe linn toob loodust endale sisse. Erinevalt külast, linnas on alati pargid. Ja kui on suurlinn, mõtleme pealinna, üks tunnus on seal ka loomaaed. See on nagu paradiisi aed linnas, aga see on mudel, sest see on paradiis trellide taga, kuhu on pandud linnud. Aed ja see park ei ole koht, kus elatakse. See on koht, kuhu minnakse, käiakse. Siis linnas tekivad terve rida täiesti uusi nähtusi, millest me oleme pikalt rääkinud, ja linnas tekib kodakondsus ja linna piirid. On selline keskaegne väljend, et linna õhk vabastab. Paljudes kohtades oli nii, et kui kusagil näiteks mingi seniori või feodaali poolt taga kiusatud või mingi süüteo korraldanud jookseb linna, siis linn võib teda vabastada. Igatahes seal linnad olid esimesed sellised vabaduse mudelid feodaalses ühiskonnas. No, vabadus oli üsna piiratud. Nüüd, kui me hakkame rääkima riigist, siis tavaliselt on riigil üle võetud linnatunnused. Riigil peab olema territoorium, riigil peab olema rahvas ja riigi kodakondsus. Riigi kodakondsus on palju hilisem nähtus võrreldes linna kodakondsuse. Riigil tavaliselt on linnad, mitte alati. On olemas riike, kus linnu pole. Ja riigil tavaliselt on pealinn. Kui ei ole linnu, siis nagu Nauru saarel, siis seal ei ole ka pealinn. Ja seadused, mis tekkisid linnas, laienevad riigile. Riikluse mudel suurel määral kordab, aga juba laiemas mastaabis linna sellist semiootilist arheoloogilist olemust. Linn, nagu ma ütlesin, sünnib, elab ja sureb, aga uus linn tavaliselt tekib samal kohal, kus vana juba oli. Me tõime näiteks Trooja, kus 9 linna üksteise all. Ja
Samuti linna nimi. Linn võib hävida, aga linna nimi ei hävi. Ja siis ta tekib uues kohas. Või siis igasugused variatsioonid nagu uus Rooma, uus Amsterdam, uus York ja nii edasi. Maailmas on väga palju linnu nimekaime. Kusjuures tihti see nimekaim on palju kuulsam kui see algupärane, näiteks Philadelphia. Seostab ennekõike Ameerika Ühendriikides. Või siis Aleksandria linn Egiptuses on hävinud, aga kui palju Aleksandriaid on üle maailma. No vot. Sama ka riikide puhul. Riigil on ka nimi, kusjuures tihtipeale nimi tekib hiljem kui riik ja leksikograafias eristakse endonüüme ja eksonüüme. Tihtipeale rahva või riigi nimi on eksonüüm, see tähendab, et see, kuidas teised seda nimetasid. Nagu see Ottomani impeerium, terve impeerium, Ottomani impeerium. Nii, vot nagu linn ei teki tühjal kohal, nii ka riik püüab tekkida seal, kus oli riik. Aga kui seda ei olnud, siis seda mõeldakse välja. Ja see on selline semiootiline mudel taasloomine, taaskehtestamine. No vot, me oleme praegu taaskehtestatud Eesti Vabariigis, aga kui ma mäletan, kui ma käisin koolis, siis meile õpetati, et 1940. aastal oli Nõukogude võimu taaskehtestamine Eestis. Sest et kehtestada ei saa, see tuleb ka ainult mingisugust asja taaskehtestada. No, nagu paljudes asjades Euroopas, siin mudeliks ja võib-olla kõige paremaks näiteks on Rooma. Nagu, kuidas tekkis Rooma? No teadagi kuidas. Oli kaks venda, Romulus ja Remus, siis nad otsustasid ehitada linna, kusjuures ka praktiliselt vana linna kohal, aga nagu kohal, aga samas ka väljas. Aga siis läksid omavahel riidu, kas Rooma, nagu teada, on praegu 7 künkal, aga siis esimene küngas pidi olema see Palatiin. Aga siis Romulus ütles, et künga otsas, aga Remus ütles, et Orus seal lähedal. Tehti mitu, mida teha, kui arvamused lähevad lahku. Tuleb pöörduda kas Herakli poole või vaadata tunnuseid. Ja selgus, et kui me vaatame neid endeid, siis siin ühelt poolt on see asi ise, teiselt poolt tema tõlgendused. Ja tõlgendused on tihti teada. Kui ühesõnaga, seal tekkisid konfliktid interpretatsioonides. Ja siis, kui nad ei leidnud üht lahendust, siis prooviti teist, kolmandat ja lõpuks asi lõppes ratsionaalselt teel, Romulus tappis oma venna ära ja sai linna rajada sinna, kuhu ta tahtis ja pani oma nime seda nimeks Rooma. Ja Rooma on linna nimi ja impeeriumi nimi. Nii, see kestis, muidugi see on legend. Ja Romulus selle legendi järgi oli esimene Rooma kuningas.
ma mõtlesin, kuningas, aga mul on tegelikult on halb seda öelda, sest kuningas on germaanikeelne sõna. No, tsaar ei taha ka öelda, sest tsaar on Caesar. Igatahes valitseja, autokraat, niimoodi. No, historiograafias seda nimetatakse siiski kuningaks. No vot, aga see oli kuidagi mitte, nagu mütoloogias vastuolulised tõlgendused, vastuolulised süžeed ei tekita vastuolusid. Ja on olemas täiesti teine lugu, kuidas Rooma asutati. Asutas Rooma Trooja prints Aeneas. Ja, kui kreeklased vallutasid Rooma, siis prints Aeneas koos oma mõnede sõjaväelastega reisis kõigepealt Kartaagosse. Seal tal oli tormiline armulugu Kartaago valitsejannaga, ka mütoloogilise kujuga, ja siis ta randus Itaalias ja rajas Rooma. No, seda sama, mida rajas Romulus, aga Aeneas tegi seda varem. Nii et mis asi on Rooma? Rooma on uus Trooja. Ja uus Trooja linn ja uus Trooja riik. Keskajal tekkis selline termin translatio imperii, tähendab impeeriumi üleviimine. Impeerium on üks ja seesama läbi ajalugu. Ainult, et teda aeg-ajalt viiakse üle ajas ja ruumis. No, aluseks on võetud prohvetlus Danieli raamatust, kus Danieli raamatus me räägime veel täna korra, mainime seoses teise kuulsa süžeega 3 noorukist, kes ei põlenud ahjus. Aga seal nagu muuseas on räägitud, et on olemas läbi ajalugu 4 kuningriiki. Babyloonia, see on see Vene kiriku fresko. Niisiis Babyloonia, siis Pärsia ja Meedia-Pärsia, Kreeka, mis on nimetatud Makedooniaks, ja Rooma. Aga te näete, et loomad lähevad aina realistlikumaks. Ja miks Rooma on karu, ma päris hästi ei saa aru. Miks Paabel on lohemadu, me saame aru, sest Paabel on hoor, see on see linn Paabel, on hoor, keda tavaliselt esitaksegi lohemaana. Nii, ehkki selles kontekstis see, et Paabel on hoor, ei ole, aga sümboolika on see. Miks Pärsia on 4-peane lõvi ja tiivadega, ma täpselt ei tea. No üldiselt tiivadega lõvi on Apostel Markus ja Veneetsia sümbol. Aga 4 peaga, no, võib-olla see on kuidagi seotud ettekujutlusest Zaraastrismist, aga ma ei tea. Makedoonia on juba lõvi 1 peaga, aga tiivadega. See on huvitav, et Makedoonia ei olnud kunagi lõviga seotud. Nii, aga ühesõnaga need on
4 kuningriiki ja areng on vot selline. Ja Rooma kuningriik on see, mis on säilinud siiamaani, uusi ei tule. Kuidas see asi edasi arenes? Keiser Konstantinos tõi oma pealinna Byzantiumisse, linna nimi oli Byzantium, aga ta nimetas seda uueks Roomaks ja seda hakati nimetama tema järgi Konstantinopolis. Kuni 1453, kui türklased vallutasid seda ja veel tükk aega ta oli veel Konstantinopol. Nii. Lääne-Rooma impeerium oli vallutatud aga see oli puht selline, ütleme, ajalooline juhus. Impeeriumid ei saa vallutada, saab ainult mingid maid ja siis mõnda aega selle Rooma impeeriumi pealinn oli Aachenis. Charlemagne, Karl Suur tõi oma pealinna sinna, aga ta oli keiser ja teda krooniti keisriks Roomas, Rooma paavst. Ise ennast keisriks ei saa nimetada. Isegi Napoleon ei saanud ennast keisriks nimetada, ta pidi minema selleks ajaks Rooma, selleks juhuks Rooma. Nii, siis hakkab päris huvitav ajaloojärg, Püha Rooma impeerium. Niisiis, patune Rooma impeerium langes, hakkas Püha Rooma impeerium, aga mitte Aachenis, aga oli pealinn, aga üldiselt Roomas. Mis tähendab üldiselt Roomas? Tegelikult väga harva Roomas. Aga ideena Roomas, aga erinevates kohtades, ütleme. Siis mõne aja pärast seda asja täpsustati, et mis Rooma impeerium see on, kui rahvas on sakslased. Ja siis tekkis selline nimetus saksa rahvuse Püha Rooma impeerium või keisririik. Friedrich Engels ironiseeris sel puhul. Et see ei olnud ei saksa, ei rahvus, ei püha, ega Rooma, ega impeerium. See oli mingisuguste riikide konglomeraat. Ja? Osad olid kuningriigid, osad olid riigid ja nii edasi. Nii, Venemaal, või sellel alal, mis oli Vene, tekkis kontseptsioon 3. Roomast. Sellest me räägime täna pikemalt. Vot see on see püha saksa rahva Püha Rooma impeerium. Enamasti Rooma ei kuulunud selle impeeriumi koosseisu, aga ta oli Rooma impeerium. Mis see on? No, mõnikord kuulus, mõnikord need sakslased vallutasid Rooma. Kui te olete lugenud Umberto Eco Baudalinat, siis seal see algabki sellest, kuidas Friedrich Barbarossa läheb vallutama oma pealinna Rooma, aga ei saavuta seda. Muuseas, teepel ta vallutab linna, kelle nimi on Aleksandria, kus Umberto Eco on sealt kandist pärit. Aga see ei ole see Egiptus Aleksandria, see on see Itaalia Aleksandria, no kuulsamad Aleksandriat on üldse väljaspool Itaaliat ja Egiptus. Nii, siin impeerium. No impeerium on selline ideena selline asi, et kus on ainuvõim. Aga sellel Püha Rooma impeeriumil ainuvõimust ei olnud jutugi. Keisri aeg-ajalt valiti, aeg-ajalt midagi. See oli selline kokkulepe erinevate
markgraafide, graafide ja teiste valitsejate. No, ei maksa mõelda, et see on üks seis. No, selle Püha Rooma impeeriumi piirid muutusid pidevalt. Niisiis, vot see on impeeriumi transleerimine või translaator impeeri erinevad variandid. No, aluseks, nagu ma ütlesin, et Virgiliusest Trooja läheb Roomasse, siis sakslastel loomulikult Otto von Freising või ladina keeles Otto Fresingensis, tal loomulikult sakslased on see lõpp-punkt. Siis Rooma, Bütsants, teine Rooma, siis frankid, see on Karl Suur, siis langobardid. No, ütleme, langobardidelt ei olnud impeeriumi, tee mis tahad. Aga nad vallutasid suure osa Itaaliast. Ja siis sakslased. See on Püha Rooma impeerium, see lõpp-punkt. Kuulus keskaegne prantsuse kirjanik, Chrétien de Troyes, tal on natuke teine. Impeerium tekkis Kreekas, see Aleksander Suure impeerium, siis transleerus Roomasse ja nüüd Prantsuse kuningriik ei ole ka midagi muud kui Rooma impeerium. Inglasel Richard de Bury oli teine, no peaaegu sama, ainult Ateena, Rooma, Pariis, jah, siit, aga see Chrétien de Troyes ei teadnud, et see lõpuks läheb Inglismaale. Kusjuures siis veel mingit Briti impeeriumi ei olnud. Ja kui me lähme meie idanaabrite poole, siis 16. sajandi lõpul, 17. sajandil tekkis või vormistus kontseptsioon Moskvast kui kolmandast Roomast. Esimene Rooma, Konstantinoopolis, teine Rooma ja Moskva kui kolmas Rooma. No, nende loogika on sama, aga kas tegemist on sakslaste, prantslastega, inglastega või venelastega lõpp-punktis, see oleneb sellest vaatevinklist. Kusjuures siis, kui Heremiidist Munk Filofei seda kirjutas Moskva tsaarile, siis seda tõesti tõsiselt ei võetud. Aga seal oli terve rida veel teisi tekste, nendest osaliselt me rääkisime, praegu tuletan meelde, mis seda kontseptsiooni aina tugevdasid ja selliseks riiklikuks ideoloogiaks see ei saanudki, aga 19. sajandil ta oli palju populaarsem kui 17. 18. sajandil. 18. sajandil üldse sellest ei räägitud. Kohe räägime ka miks. Nii, on see pealinn. Paljudes keeltes või enamutes keeltes pealinn on pealinn. Kusjuures pea tähendab kahte asja korraga. Pea ja tähtis. Pealinn on tähtis linn ja see on linnade pea. Kapud. Ja sealt kapital. Ja see on kõikides, peaaegu kõikides Euroopa linnades on kas otseselt see kaput, capital city, või kalkana Hauptstadt. Ja saksa keeles Hauptstadt on täpselt seesama. Pea ja tähtis. Ja peamine. Eesti keeles peamine. No, miks see peamine on? Kuhu see pea peab minema? Nii. Erand. See on väga näide siin selle, mitte ainult impeeriumi, aga ka pealinna transleerimisele. Kui käisite Prahas, siis
Praha raekohast, kindlasti panite tähele sellist teksti Praga kaputregni, Praha impeeriumi pealinn. Millise impeeriumi? No loomulikult Püha Rooma-Saksa rahva impeeriumi. Jah, kusjuures Praga oli 2 korda selle impeeriumi pealinn. Täiesti erinevatel aegadel, mitte järjest. Nii, aga vahepeal see impeeriumi pealinn võis muutuda kuskile mujale. Näiteks keiser Rudolfi ajal oli üks kord see Praha pealinn. Ja kusjuures, Praha on suur linn ja seal keisri residentsid olid erinevates kohtades. Olid Hratšanes, seal kus see praegu presidendi palee, aga teine oli Võšegradis, seal selles salajases kohas Rudolf, kes oli alkeemia suur austaja, sinna kogu selle Euroopa igasugust salateadmisi. Väga suur erinevus on vene keeles. See ei ole, pealinn ei ole Govovitsa, vaid Stolitsa. Mis asi on stol? No stol tähendab tooli, mitte lauda. Ja õigupoolest prestol, see on, eesti keeles võiks öelda, et see on ütleme, see tool, mille peal istub valitseja ehk troon. Niisiis, see on troonilinn. Huvitav, ma vaatasin mõned seeriad troonide mängust ja seal oli see mudel, aga mitte Rooma mudel. Pealinn oli seal, kus troon, aga mitte seal, kus pea. Nii. Nüüd, vot selle riigi pealinnadele on siis pretendeerijad järgmised. Esimene, isegi tegelikult enne Kiievit oli Rüüriki pealinn Novgorodis. Teate seda lugu, ma rääkisin, et 3 venda Vene kroonikast, Rüürik, Sineus ja Truuvor, randusid Venemaale, neid kutsuti, kusjuures kutsujad olid nii slaavlased kui tšuts, see tähendab Läänemere soomlased, kutsusid ja vot nad, Rüürik oli esimene Novgorodi vürst. Arvatakse, et Rüürik oli ajalooline isik. Sineuse kohta on suured kahtlused. Et võib-olla see lihtsalt valesti sai see kronist aru. Truuvor vist ka oli ajalooline. Igatahes linnas, mis vene keeles on Izborska, eesti keeles Izborka, on Truuvori linnus. Siiamaani säilinud. No, ütleme niimoodi. On linnus nimega Truuvori linnus, aga see Truuvor seda tõesti ehitas, ma ei tea. Aga selline on. Niisiis, Novgorod, Kiiev, siis suugi mitte Moskva. Erinevalt sellest, mida räägite. Vladimir Volõnski. Nii, Vladimir Volõnski oli Kiievist loode poole. Mis on ka loogiline, miks ta Kiiev ei ole. Kiiev oli mongolite poolt rüüstatud, mongolid tulid idast, siis see suurvürst läks läände, Galitsiasse. Siis lühikest aega oli Pihkva, siis, ütleme, ma kirjutasin siin nagu Ukraina pärast, et üldiselt sama nimega. Üks on Vladimir ja teine Vladimir. Ja mõlemad on sellepärast, et püha vürst Vladimir. Ja? Aga see on teine Vladimir, see on Vladimir Kljazma ääres
see on juba seal Moskva lähedal. Vladimiri vürstiriigis. Ja siis alates 15. sajandist Moskva hakkab pretendeerima sellele, et olla pealinn. Miks? Siin on 2 tunnust. Moskvas on maine ja spirituaalne võim. Aga sellega on probleemid. No, pealinna ümbertõstmine, ümbernimetamine ei ole just Vene spetsiifika. See on Osmanite impeerium, hakati nimetama Ottomani impeerium. Bursa oli siis Edirne ja siis, kui vallutati Konstantinoopoli, siis oli tükk aega Konstantinoopol, siis seda nimetati ümber Istanbuliks ja pärast Mustafa Kemal Atatürki sellist rahvuslikku revolutsiooni, mis kukutas sultani. Pealinn viidi Ankarasse, mis spetsiaalselt nagu ehitati pealinnana. Me räägime veel pealinnade loogikast natuke. Pealinnade loogikast riigi territooriumi seisukohalt. Ma vist Kasahstanist möödunud kord rääkisin, et miks viidi üle Almatast Astanasse, mis vahepeal paar aastat selle Astana nimi oli Nur-Sultan. Nur-Sultan, sest Nur-Sultan Nazarbayev oli muuseas taas iseseisvunud Kasahstani president, mida kunagi varem Kasahstani riiki ei olnud, aga no nii. Ja siis praegu on see pealinn siiski jälle Astana, mis nagu te teate, tähendabki pealinna. Nii. Sellest ma ka vist rääkisin. Idee, Sviatoslavil oli idee see, et siin on see teekond varäägidest kreeklastesse ja ta jätkab seda teekonda. Siin vahepeal varäägid lõid Kiievi linna. Jällegi Kiievi rajamisel on 2 lugu. Üks on see, et oli 2 venda ja õde. Ühe venna nimi oli Ki. Huvitav, et õe nimi oli Lõbets, mis enam-vähem tähendab luike. Arvatakse, et see on üks animismi jamused. Igatahes see on vahem legend veel. Niisiis, tema lõi seda Kiievi linna, seal, kus oli selline ülesõidukoht üle Dnepri, siin käis praam. No me rääkisime sellest, kuidas linn rääkis. Kõige parem, kui on 2 teed ja see on täpselt see varäägist kreeklastesse ja horisontaalne tee idast läände. Nii. Aga siis teine lugu on see, et Kiievi ei saa öelda, et Rüürik rajas, aga igal juhul Kiiev sai linnaks tänu Rüürikile. Ja need 2 legendi siin jällegi ei ole kooskõlas. Nii, mis on see Sviatoslavi juures huvitav, et see, et ta viib pealinna sellest oma territooriumist välja, selleks, et luua seal uus riik. Nii et alguses pealinn ja siis riik selle ümber. No, see oli see loogika, jällegi see kaart on teile tuttav, et viikingid lõid üle terve Euroopa oma riiki ja Rus oli üks nendest viikingite vallutusest.
nii, et Russ oli nagu Püha Rooma impeerium, tegelikult koosnes väga paljudest erinevatest vürstiriikidest, aga kõik need vürstid olid kas otseselt Rüüriki hõimlased ja sugulased või kui me loeme need allikad, siis nad on kõik Rüüriki sugulased. Aga Fjodor Uspensky, kes on põhjalikult uurinud seda varajast Vene keskaega, ta arvab, et ka teised vikingid said vürsti tiitli ja et oma legitiimsust tõestada, nad kuidagi sidusid ennast Rüürikiga. Nii, ja vot see on siis see Kiievi Venemaa, see on suured linnad ja siin on igal juhul 12. sajandil mingit Moskvat ei olnud, aga siin Vene kartograaf igaks juhuks pani sinna Moskva. Nii, vot need oli 2 tõmbekeskust paralleelselt, jah. Kas läände, see on see Leedu suurvürstiriiki, või siis Kirdesse. Ja kus Kirdesse põhiline koht oli siin Vladimir. Aga üldiselt need, kui me vaatame need 2 kaarti, siis siin nagu selget piiri ei olnud. Ja nagu ma ütlesin, need on pigem sellist 2 võimu tõmbekeskust. Piirid olid hägusad, mingisugust piirivalvet ei olnud regulaarsed, ehkki aeg-ajalt seal mingid patrullid käisid. Nii. Vot sellel Venemaal, millel ei olnud oma territooriumi, ei olnud oma nime, see on siis Galiitsia, Volõnia vürstiriik, mis suurel määral kattus selle Leedu suurvürstiriigiga. Tal oli ladinakeelne nimetus Rutenorum või Rutenia ja Galiitsia suurvürst, kellest sai esimene Vene kuningas, enne igasugust Moskvat, ta oli Daniel Rutenorum Rex, kusjuures seda kuninga tiitli ta sai Rooma paavsti nuntsiuse käest. Ma rääkisin sellest, et tema isa Roman sai ka sellise pakkumise, see käest, aga see oli tingimus, et peab katoliku usku üle minema. See ütles uhkelt ei. Aga Danilo Romanovitš ei öelnud ei, aga ta ütles, et teeme 50-50, et kuninga trooni tiitli ma võtan vastu, aga usku ei vaheta. See on selline kompromiss. Igal juhul lääne allikates ta figureerib kui ruteenide kuningas. Nii, sellest me rääkisime. Siin Monomahi mütsist ka rääkisime, et see on tegelikult siin see lugu Vladimiri vürstidest, mis oli üks selline ideoloogiline tekst, mis pidi tõestama Moskva vürsti legitiimsust ja tema esile tõstmist teiste vürstidega. Üldiselt, et Rüürik oli Büzantsi keisri sugulane.
siin kuidagi mingisuguse keerulise konstruktsiooni ja ebaloogilise. Selgub see, et sealt see legitiimsus ei lähenud üle otseselt Kiievisse, aga Vladimirisse. Aga Vladimir on juba seal, kus seal Moskva tekkis Vladimiri sellest. No, et nagu esimene Rooma kaotas oma legitiimsust, läks teise, nii ka siin. Kiievist see läks Moskvasse, või ütleme Vladimirisse ja seal Vladimiris ja see on see kontseptsioon, et Moskva on kolmas Rooma, 2 Rooma on langenud, aga kolmas seisab ja 4. ei tule. Nii et see on see viimane Rooma on Moskva riik. Nii, me rääkisime ka sellest, et miks Vene patriarhil, erinevalt Konstantinoopoli patriarhist, on see peakatte valge. See on ka päris huvitav legend, mis seob Moskvat Roomaga. Nii, üldiselt see klabuk, mis on patriarhi peas, see tuleb Türgi kalpakist. Ja see on siis Atatürk. Atatürk tähendab türklaste isa. Tegelikult nimid oli Mustafa Kemal. Nii, vot need on erinevatel Türgi rahvastel erinevad klabukid ja see on päris naljakas, et sellest sai Vene kõrgema vaimuliku müts. No nagu ka moodi klabukist sai keisrimüts. Nii et kõik Vene võimu sümboliseerivad peakatted on tulnud tatarlastel ja türklastelt. Aga seostakse Roomaga, mõlemaid. See valge klabuk on tulnud Roomast, püha paavst Silvester võttis seda patriarhilt, aga siis teised paavstid langesid pattu ja siis ilmus patriarhile valges rüüs nooruk, kes ütles, et saada Moskvasse. Üldiselt Kiievisse, aga igal juhul sinna. No, küll, nii. Niisiis, Moskva on pealinn, sest seal on, mis pealinn, ta ei ole pealinn, ta on troonilinn, sest seal on suur vürsti troon. Aga kuidas on vaimu? Vaimukeskusega. Esimene metropoliit, kes resideerus mitte Kiievis, vaid Moskvas, no seal olid igasugused vahepealsed peategi, oli metropoliit Pjotr. Nii, tema residents oli Moskvas, aga tema tiitel oli Kiievi ja kogu Vene metropoliit. Ja? Nagu Rooma paavst võib olla Avignonis, aga ta ei ole Avignoni paavst, vaid Rooma paavst. Nii ka siin, Kiiev on rüüstatud seal tatarlaste poolt ja siin Kiievi metropoliit ajutiselt on resideeras Moskvas. Ta kuulutas Moskva ametlikult residents, järgmisel aastal ta suri. Nii, ja peaaegu 1,5 sajandit Moskva metropoliit, kes kogu Vene metropoliit, resideerus Moskvas, aga ta oli Kiievi metropoliit. Niisiis, siin tekkis selline nagu Püha Rooma impeeriumi probleem, jah? Sarnane probleem. Ja alles 15. sajandi teisel poolel, 1461, metropoliit Feodosi muutis oma tiitli ja ta oli nüüd Moskva ja kogu Vene
metropoliit. Ja see oli üle 100 aasta, kuni metropoliit Hiob sai patriarhiks. Ja siis ta on Moskva ja kogu Vene patriarh. Nii, ma ei hakka praegu rääkima, seal on üsna kriminaalne lugu, kuidas Konstantinoopoli patriarhi saadikuid hoiti praktiliselt vangis, nii kaua, kui nad ei kuulutanud Hiobit patriarhiks. Nii, igal juhul oli protseduur oli keeruline, aga igal juhul universumi patriarh, Konstantinopolise patriarh tunnistas Hiobit patriarhina ja Moskva patriarhaat sai legitiimseks. See probleem tekkis teravalt seoses Ukraina sõjaga ja Ukraina kiriku eraldumisest Moskva kirikust ja Kiievi patriarhi väljakuulutamine, mis sai jällegi Toomase Konstantinoopolise patriarhilt. Et siis Moskva süüdistas Kiievit, et nende patriarh on ebaseaduslik, aga siis Kiievis tuletati meelde, et kuidas Moskva sai patriarhi võib-olla ka polnud seadus. Mis muidugi, see on kahe otsaga asi, kui Moskva patriarh ei olnud seaduslik, siis temast lahku löönud Kiievi patriarhi legitiimsusega on probleemid. Nii, lähme võimu märkida puhul. Moskva on 3. Rooma, see tähendab, et tal peavad olema selle Rooma regaaliad, märgid. Ja nii, alguses siin seda Püha Jürit ei olnud. Ja see oli üsna täpne Bütsantsi, konkreetselt paleoloogide dünastia vapp, kahe peaga kotkas ja mõlemal peal on väiksed kroonid, aga siis nende kohal on siis suurem. Teatud variatsioonidega see vapp on Venemaal siiamaani. Nii, ja see on see koht, kus me möödunud kord peatusime. Need on Venemaa troonilinnad, pealinnad. Ja see on selline väga huvitav episood Vene ajaloost, kus Venemaal olid 2 pealinna. Ma ütlesin, et Venemaal oli 2 pealinna, aga see on teatud terminoloogiline probleem, sest üks nendest maadest ei olnud Venemaa. Üks nendest Venemaadest ei olnud Venemaa. Selle Venemaa nimi oli Apričnina. Ja siis segaduste ajal, kui poolakad Poola väed olid Moskvas ja seal valitsesid üks Vladimir teise järel. Siis de facto
aga mitte ametlikult kuulutatud. Pealinn oli Jaroslavlis. Siis Peeter tõi pealinna Sankt-Peterburgi. Loetakse 1712, aga tegelikult need ametid hakati üle tooma 1713. Nii. Nüüd võiks, ma ei tea, rääkida 3 põgenemisest. Üks põgenemine oli siis Kiievist seoses mongolidega ja siis Moskva kerkimine, siis Ivan Julma põgenemine Moskvast, Aleksandrovskast Labadasse, siis Peetri põgenemine Moskvast ja Peterburi rajamine ja siis Lenini põgenemine Moskvast, Lenini põgenemine Peterburist Moskvasse. Nii, päris selline lugu. Niisiis, sellest Aprišninast. Praegusel ajal Aprišnina on palju aktuaalsem kui 100 aastat tagasi ja veel nagu tihti Venemaal, Vene kultuuris, et esimesena seda panid tähele kirjanikud. Sorokini romaan Aprišnikutest ja veel oli enne Putini repressioone. Aga see oli selline nagu düstoopia, et mis kõige hullem võib juhtuda. Nüüd see Ivan IV ja tema Aprišnina on järjest aktuaalsemad. No, tegelikult vahepeal Stalini ajal Ivan IV oli peaaegu et kultuslik figuur. Stalini formuleering oli see, et Ivan oli ajalooliselt progressiivne. Ja? No mis ta tegi? Sellisest feodaalsest killustatud alast lõi tsentraliseeritud riiki. No, selline asi juhtus ka Prantsusmaal ja ka mõnes teises kohas. Saksamaal võttis veel sajandeid, Itaalias ka. No vot nii, et see on ajalooline progress varafeodaalsest sellise absolutismi üleminek. No, see on selline marksistlik teooria ja siis, no see oli praktiliselt riigi tellimus Stalinilt Venemaa või Nõukogude kuulsamale režissöörile, et luua filmi Ivan IV. Ja see lõi 2 seeriat. Ivan Groznõi oli film. Esimene seeria Stalin võttis üsna jahedalt vastu, aga teise seeria nagu üldse keelati ära. Ja seal tuli välja, et Ivan ei olnud progressiivne. No, Eisenstein oli ise homoseksuaal ja ta projitseeris seda süžeed ka ajalooliselt. No, tõesti, Ivanil oli favoriit Fedja Basmanov, kes ajas abet, aga see oli tol ajal kindel sellise homoseksuaalse värk, ajas abet. Ülempreester Avakum, natuke hiljem, teise sellise inimese kohta nimetas kaabitud lõust, skablona rõva.
Niisiis, Vetke Basmanov ajas habet, kitkus kulmi ja punega värvis oma põsed. No teada, mille jaoks ta oli Ivan Julmalt. Aga Ivan ei olnud erinevalt Eisensteinist homoseksuaal klassikalises mõttes. Ta oli peamiselt moodsas mõttes panseksuaal. Ega naisi ta ei põlga. Nii. No, aga vesteldes ühe ajakirjanikuga, no kõik vestlused ajakirjanikuga olid korraldatud. See ei olnud niimoodi, et iga ajakirjanik tuleb ja küsib. Ta ütles, et Ivan tegi vigu. Ja üks vigu seisnes selles, et ta lasi mõrvata oma vaenlased, aga jättis ellu nende suguvõsad. Ja? See oli selline Kaukaasia värk, et veritasu siis tekib. Aga muidugi Ivan tapis suguvõsasid hästi. No vot, niisiis vahepeal Ivan Julm ei olnud üldse populaarne, aga viimasel ajal Venemaal väga populaarne. Ja esimene mälestus sammas monument avati 2016 Areolis. Siis see oli juba pärast Gruusia sõda ja Putini võimu konsolideerimine. Nii. Miks Areolis? No üldiselt selleks on teatud põhjus, sest just Ivan Vassiljevitš rajas seda linna. Siis 2019 monument Aleksandrovis. Aleksandrov on see linn, mis oli kunagi Aleksandrova Svoboda, Aleksandrovi küla, kus oli Ivan Julma pealinn. Ja kolmas juba sel aastal avati monument Vologdas. Vologda oli ka Apričnina osa, kus Ivan elas ja 3 aastat, isegi rohkem kui 3 aastat, ja ta ehitas sinna Kremli. No tähendab kindluse. Siin on päris huvitav, et tsar Ivan IV Groznõi. No üldiselt see on tema nimetus. Groznõi oli hüüdnimi. Ta oli kas Ivan Vassiljevitš või Ivan IV. Aga nii. Ivan IV oli tõesti suured, ma ei tea, kas seda nimetavad teened, aga igaks juhuks praeguses kontekstis need nimetatakse vaieldamatu teenedeks, et no esiteks Siberi vallutamine algas temaga. Esimene oli Kasani Kaani riigi vallutamine ja see oli tõesti sõda. Ja seal oli mitu, tähendab 2 sõjaretke, esimene oli ebaõnnestus, teine siis õnnestus Kasani lõhuti maha ja Kasanis võeti vangi üht noorukit, kellest räägin natuke hiljem. Seda kaarti mul ei ole. Ivani retked. Siin, kui see kuldne Orda lagunes, tekkisid mitu väiksemat Kaani riigid. Kasani riik, Astrahani riik ja terve rida nendes. Astrahani vallutamine ei olnud
see on sõjakäik, nad kõigepealt, see on see Venemaa taktika, kõigepealt lepime sõpruse, siis saadame sinna oma väed ja siis võtame võimu. Astrahani, see Khaanirik, nad isegi ei saanud aru hästi, mis seal toimub, kuni nad olid kõik vallutatud ja suurel määral hävitatud. Nii, tema alustas Liivis, niisiis itta väga edukalt, et olid suured territooriumid, läände ei olnud nii edukas. Liivi sõda kestis kaua aega ja lõppes praktiliselt lüüasaamisega. Ei saa öelda, et lüüasaamisega, et see ordu ka ei saanud mingit territooriumi juurde. See oli umbes nagu praegu see Ukraina sõda. Sinna-tänna ja lõpus ei ole keegi midagi saavutanud. Üks väike preemia Eestile, kõige suurem timukas Ivan Julmal oli Malutas Kuratov. Seda ta võttis endale hüüdnimeks, ise ta oli ka vürst. Aga väikest kasvu timukas, mis tähendab timukas? Ta ei olnud timukas, aga ta oli tapp. Ta oli kuni 100 inimest päevas ta on tapnud, kus juures kõiki ta kägistas. Nii et see kägistamine ise ei ole nii kiireloomuline protsess, nii et võttis aeg. Ilmselt tal oli vajadus nimelt kägistada. Ise ta oli nii pikk, kuidas ta kägistas. Oskas. Nii seal osales Liivi sõjas, Paide, Wiesenstein oli see kindlus, mitte linn. Mis tähendab Wiesenstein? See on valged kivid. Ja kui te käite Paides, siis te näete, see kindlus on valgest kivist. Vot selle, ma ei tea, mina paneks sinna küll mälestussamba, et seal sai see tüüp surma. See oli, ütleme, võiks öelda, et Eesti ajalooline panus Vene parandamises. Siis see Aprišnina, kohe sellest räägime, siis Tveri rüüstamine. Tver oli õitsev linn ja see Tveri suurvürst, see oli Tveri suurvürsti riik ümber selle linna ja see oli jõukam kui Moskva. Ja seal olid teatud tõesti separatistlikud motiivid ja rivaliteet Moskvaga. Teel Novgorodi Ivan hävitas seda linna praktiliselt. Tveri rüüstamine. 1570 oli kõigepealt tapatalgud Novgorodis. Mis tähendab tapatalgud? Novgorod ja Pihkva olid sellised läänelikud linnad. Mõlemad olid Hansa liidu, Novgorod oli Hansa liidu praktiliselt liige, aga Pihkvas oli Hansa liidu kontor. Nii et nad olid orienteeritud läände, need linnad. Ja mõlemas olid sellised demokraatia läted. Novgorodi vürsti valiti. Ja Novgorodis oli Veetše. Mis asi on Veetše? See on tulnud koos viikingitega, see on ting. Nagu, mis seal tingis tehakse, tingitakse. See on akustiline demokraatia. Kes kõvemini häärib, kes kõvemini karjub, sellel on ka õigus. Aga see opositsiooni tavaliselt lükati Volhovi jõkke. Nii. Kui palju inimesi tapeti Novgorodis? Ajaloolased väidlevad.
vaidlevad, et Skuratov isiklikult ja tema salk vist tappis umbes 2000 inimest. Kokku siis tagasihoidlikumad või arvud räägivad 5000. Aga praegu üks juhtivaid keskaja ajaloolasi Venemaal Kobrin ütleb, et tapetud oli 15 000. Kui arvestada, et Novgorodi elanikkond oli 30 000, siis see on üks jagu. Sama ka Pihkvas, mida likvideeriti kogu eliit. Aga Novgorod eriti oli orienteeritud läände. Ja siis nii, nagu ma ütlesin, et Vologdas Ivan rajas Kremli. Nii, see on halb kaart, aga head kaarti ma hästi ei leidnud. See on see, kus on Aprišina ja kus on see ülejäänud osa. Ülejäänud osa Ivan ei nimetanud Venemaaks, ta nimetas seda Zemščina. Niisiis, Zemščina pealinn on Moskvas, aga Aprišnina pealinn on Aleksandrova Slobodas. Nii, kusjuures see piir, see Aprišnina algas Moskva äärelinnas, nii et väike osa Moskvast oli juba Aprišnina. No mida see Ivan endale tahtis võtta? No kõige paremad alad. Nii, Aprišnina on sõnast aprič. See tähendab, et muu. Enam-vähem see sama vene keeles teine sõna, tänapäeva vene keeles, see sõna on kromje. Nii et siis see Zemščina ja kromje seda või muu. Aga siin oli ka selline oluline sõdamäng. Need, kes aprišnikuid nimetati veel kramešniki. Aga kramešnik on see kramešna etsma, see on selline, eesti keeles vist kott pime, aga see on selline saatanlikult pime ja need kramešnikud on selline nagu põrguvägi. Ja need hirmutasidki veel. Kui need aprišnikud tulid linna või külla, siis tekkis seal massiline paanik. 1565 ühel heal kurval päeval moskvalased ärkasid üles ja said aru, et kõige hullem asi, mis võiks juhtuda, juhtus. Tsaari ei ole. Otsivad siin, seal, kadus. Kadus, mitu päeva ta otsiti ja siis tuli Aleksandrova Slobodast, tuli teadanne, et ei taha ma olla teie tsaar. Elage nüüd ise. No, siis pani neile ühe vörsti sinna valitsejaks, tema on siis, ei ole Ivan, ta on Ivaško, Ivanike. Ja nagu ka Maluta, see tähendab, et pisikene, need on sellised väiksed tegulased, päkapikud. Ja miks see Aprišnina korraldati, ei ole päris selge. No selle ajal oli tapetud väga palju inimesi. No, praktiliselt kogu, tähendab suurem osa vanu bajare. Aga üldiselt selleks ei olnud vaja tal kuskile minna. Üks akadeemik Vasilovski, kes uuris suu monograafia, Aprišninas ütles, et põhjuseks oli Ivani hirm ja ta arvas, et järgmisel aastal 1566 meie järgi
aga siis oli teine ajaarvamine maailma loomisest. Et siis tuleb maailma lõpp. Ja tuleb antikristuse see. Aga kuidas pääseda ennast antikristusest? Tuleb minna juba eelnevat antikristuse poolele. See on selline konstruktsioon jällegi. Mingeid dokumente selle kohta ei ole. Aga ka mingit põhjust peale sellist paranoilist hirmu ka ei ole. Mõne aasta pärast, kui maailma lõppu ei tulnud, tuli tagasi, sai jälle mõneks ajaks Moskva tsaariks. Aga ta ikka kardis atentaat. Nii, see on siis veliki kňaz Ioann Vassiljevitš Vseja-Russi. Aga see on väidetav Semjon Bekbulatovitš. Ehkki kui te loete, see on kirjutatud selgelt tsar Boris. Et see on Godunov tegelikult. Aga seda mitmes allikas ta figureerib kui Semjon Bekbulatovitš. Kes on see Semjon Bekbulatovitš? See on see nooruk, keda Ivani väed võtsid vangi Kaasanis. Teda kasvatati Vene selles traditsioonis, ta läks õigeusku ja Ivan oli tema ristiisa. Siin on see Semjon pulm, kus tema ja Ivan on siin kujundatud, see on nagu 2 episoodi sellest. Nii, aga hiljuti on leitud ka tema autentne portree, anonüümne Poola kunstnik. Nii, ta oli Ivan Vassiljevitši ristilaps, vangistatud Kaasanis ja temast sai Kassimovi kaan. Kassimov oli üks sellist kaani riikidest, selline vassalne riik Venemaal. Ja ta oli üks väepäällikutest Liivi ajal ja ta oli ka aprišnik. Ja siin 2 aastat ta oli kogu Vene suurvürst ja tsaar. Jällegi Ivan ajutiselt pani teda tsaariks. Võttis vähe kõik oma regaaliad, pani teda troonile ja temast sai tsaar. Aga mis oli Ivan? Siuke nagu eraisik. Aga tegelikult tema juhtis. See on selline väga vana, kui te olete lugenud James Fraseri Kuldse oksa, siis teatud Aafrikas väga levinud süsteem oli 2 tsaari. Mida tsaar teeb? Ta vastutab taeva ja maa harmoonia eest. Ja siis, kui maa enam ei sünni, sest et taevas teda ei viljasta, vihma ei ole näiteks või on mingi, siis see tähendab, et tsaar kaotab oma jõudu ja teda tuleb ohverdada. Aga õnneks meil on tagavaratsaar juba olemas ja siis tema saab nii 2 korral Ivan ennast tagandas tagavaratsaariks, sest ta arvas, et tema elule tullakse. Mis on aga huvitav, et kuni päris viimase ajani Vene tsaaride selles tabelites Semjon esimene ei figureerinud, ehkki ta oli ametlikult ja kõikide tseremooniate järgi pandud troonile. Temal oli palju rohkem, ta on palju õiguslikum Vene tsaar kui näiteks esimene Romanov, keda pani troonile tema isa. Nii, vot see oli siis Ivani, vabandust,
Vot need on erinevad tatarlaste riiklused, riigilised moodustused, selle Kuldse Harda järglased. Ja see on siis see Kasimi Khani riik, kus see Semjon Bekmulatovitš oli pandud Ivani poolt valitsema. Nii, Moskva oli pealinn kuni Peeter Esimeseni, kuni Peeter siis ei põgenenud Moskvast ja ei rajanud endale uut pealinna Peterburist. Nii, ma arvan, et sellega sobib täna lõpetada ja siis järgmine kord räägime juba Peterburi perioodist.